Tere! Räägime siis esmalt kiirelt sellest, et kes me oleme ja kelle jaoks mis nagu tolku on. Selle üleval on need firmad, kellega me hästi tihedalt koostööd teeme. ClickView on analüütika poolel, Positium mobiilpositsioneerimine, ehk me näeme masside liikumisi nagu kaardil. Regia on kogu see, kes pakub geopoole alla. Dreamgrew'ga me teeme koostööd, kui on e-kanalid ja sotsiaalmeedia. Hyperin on kaubanduskeskustega seotud sisene mobiilpositsioneerimine ja lojaalsusprogrammid ja EAS ja Garage 48 on need, kes meid aitavad. Me oleme abiks neile, kellel on kliendibaasid või kes plaanivad kliendibaase luua. Ja neile, kellel on see plaan teha kliendisuhtlus personaalseks, rahas mõõdetavaks ja paremini sihitavaks. Ja need on need kanalid, mis meie jaoks on nagu sihitavad kanalid. Mobiil, mitte et võtame kogu listi mobiilinumbrid ja saadame kõikidele SMS-i, aga täna saab nagu seda mobiiliturundus ka asukoha põhiselt teha. Välimeedia. Tänu mobiilpositsioneerimisele me teame sellest rohkem kui täna välimeedia omanikud. Ja ühiskondlik transport on ka see, mis on täna juba sihitud. Reklaam transpordi sees. Plaan on teid täna panna mõtlema nende asjade üle, mis teil olemas on. Ma ei saa öelda, et tehtagu nii ja siis juhtub Kala nagu ei paku, aga õnge näitaks. Ma ei oska hetkel veel lisaväärtus pakkuda tootjatele või neile, kelle äri on nagu kõikidele mõeldud, Orbit või pesupulbrid ja niisugused asjad. Ja me ei trügi agentuuri maailma, ehk siis kaunid kunstid jäävad teiste teha, me püüame selle analüütikaga toimetada ees. See situatsioon täna on selline, et kõik teevad samamoodi nagu need teised, me konkurendid ja sellepärast on hästi suures osas põhiteemaks hind. Ja ei juleta nagu kuidagi teistmoodi ka teha, et kui konkurent läheb uudiskirjas 2 korda kuus uudiskirja saatma, siis tundub, et me peaks ka hakkama 2 korda kuus saatma. Kui keegi tuleb kampaaniaga välja -20%, siis natukese aja pärast on kõikidele -20% kampaaniad. Ja miks on hästi suur? Ja otseselt midagi nagu mõõta ei saa. Ära jätta ka ei julge või eraldi kuskilt välja võtta ja katsetada selleks, et tundub, et äkki muidu saame jälle kuskilt peksa. Tegelikult nagu mõõdame, et mõõdame laike ja katvust mõõdame ja kontakti hinda. Ma olen arvamusel, et võidavad need, kes esimesena võtavad ette selle kliendibaasi info ja hakkavad sealt põhjalt nagu arukalt turundama. Esimesed siuksed avalikud näited on Rimi, Selver ja Kaubamaja liiguvad sinna poole. Ja kui hakata personaalselt klientidega suhtlema, siis ei ole hind enam selleks ainsaks argumendiks. Ei ole vaja nii palju vaadata, mida konkurendid teevad, vaid pigem ma saan suunata oma selle mõtte ja plaani just sellele oma kliendile. Ja võimalus hakata konkreetselt tulemust mõõtma selleks, et ma suudan hakata seda kliendi kontakti nagu rahaga siduma. Et milleks sellest kõike teemast milleks sealt on nagu raske välja tulla? See põhiargument on, et tegelikult ei ole aega. Ei ole aega ja ei ole mingil hetkel teadmisi
selleks, et meil on kindlasti suur bränding, mis vajab tähelepanu, siis meil on sisse kujunenud kampaaniad ja siis on igapäevased toimetused ja kui siis võtta nüüd ette see plaan, et äkki hakkaks kliente personaalsemalt kõnetama, kuidagi segmenteerimisega teeks midagi teravamaks, siis ei ole aega. Teised asjad jäävad nagu soiku siis. Ja siis hästi palju kuulen ka seda, et igaks juhuks paneme ikka kõikidele kogu info teele, et võib-olla siis aasta pärast, kui nad äkki sõidavad meie poe juurest mööda või neil on midagi vaja, et ehk me tuleme meelde. Siis meil on kliendibaas 100 000 tükki, näiteks. Ma ütlen nüüd, et ma võin siin kindlasti nagu mõnedele liiga teha nende numbritega ja ma isegi tean, kellele ma liiga teen. Ja kellegi teise jaoks on ehk need numbrid jälle võib-olla natuke liiga head. Okei, aga situatsioon. Meil on 100 000 klienti. Okei, 50 000 on need, kes on lubanud meil kontakteeruda siis kas meili või mobiili teel. Ja siis omakorda sellest 15 000 on neid, kes nagu avavad. Aga kindlasti on kõik need 50 000 on nagu hästi tõsised lugejad. Kas tegelikult teate seda, et palju üldse on neid kliente, kes on viimase 4 kuu jooksul kas või korra selle meili lahti teinud? Ja siis tekib see teadmine, et lepiks situatsiooniga, et meil ei ole mitte 100 000 klienti, kellega me saame kogu aeg suhelda. Ja meil ei ole 50 000 klienti, kes meid lasevad nagu üldse nagu teemadega ligi, vaid et meil ongi see 25 000 või 30 000, kes reageerivad, et teeme selle õudsa lõpu, kui jätkame seda lõputut õudust ja hakkame oma seda meilibaasi kasvatama sellest 30 000 edasi. Siin on see natukene värvilisemalt ekraanile pandud. Kui kliendi andmeid vaadata, siis korrektseid kontaktandmeid, kui küsitakse mitte nüüd ainult meili, vaid aadressi, mobiili saab küsida, isikukoodi, siis umbes 55% sellest kliendibaasist, ükskõik kui suur ta on sellised, millel on vähemasti üks nii-öelda aadress, komponent või ühed kontaktandmed, millega me saame teda kõnetada. Ja see võib olla mingil hetkel aadress, mingil hetkel mobiilinumber, mis on korrektne. Ja me teame seda, palju meil uudiskirja loeb ja ma usun, et vähesed teavad seda, palju nendest uudiskirja lugejatest tuleb tegelikult poodi ja ostab ka midagi. Kontaktandmetest veel. Need firmad, kes küsivad kõiki neid, siis kõige rohkem on aadresse, postiaadresse. Järgmised on telefonid ja 3. kohal on meilid. Viimasel ajal räägitakse hästi palju sellest, et hea on sotsiaalmeedias ja meili teel nagu suhelda. Tegelikult on lugu selles, et meil on oluliselt rohkem neid inimesi, keda me saame aadressidega kätte või telefonidega isegi. Et seda meili nagu kvaliteeti peab hakkama kasvatama või sellele nagu tähelepanu pöörama. Ja kui meil on nüüd see 100 000 kliendibaas, kellest 50 000 on need, kes lubavad üldse nagu midagi saata, siis peaks seda 50 000 nagu vähemasti sinna 80 või 90 000 juurde saama. Selleks ei piisa, kui
okei, bännerreklaamide ja Facebookidega annab nagu asja natuke parandada. Aga meil on veel olemasolevatel klientidel olemas telefonid, postiaadressid, me saame poes küsida lisainfot, kui me näeme, et tuleb klient, kellel on meil katkised andmed kassas. Ja siis on isikukood. Ehk meil on vaja mingil hetkel kasutada nagu nii-öelda kallimaid kanaleid selleks, et saada oma meilirahvast juurde. Isikukood on see, millega me saame täna kätte postiaadressi. Postiaadressiga me saame teda kutsuda veebi või poodi. Ja siis me saame talt kätte rohkem andmeid. Et mõttepaus. Et mingil hetkel kasutada nagu teisi kanaleid kui, ütleme siis natuke eksklusiivsemaid kanaleid ja kallimaid kanaleid kui meil, korjata rahvalt see meiliaadress, teha igapäevast suhtlust meiliga ja jälle siis, kui mul on vaja millalgi korra poolaastas midagi eksklusiivsemat saata või kuidagi tähelepanu rohkem äratada, teistsugune olla, siis ma võtan ette mobiili või posti. Ja siis, kui ma olen saanud neilt nüüd selle info kätte ja saanud loa, et ma võin neile uudiskirja saata, siis peaks seda uudiskirja nagu arukamalt saatma. Et muidu juhtub see lugu, et aasta pärast meil on küll neid lubajaid 80 000, aga avab ikka 15 000. Avajate kasvatamise teema on kindlasti personaalsus. Tore on saata nagu kõikidele see ühesugune asi ära ja see tundub, et nagu täitsa töötab. Ja see avamise protsent on kuskil 10. Et kui vaadata tegelikult seda, et palju on meie äris võimalik mingid segmente moodustada, siis võib-olla teha hoopis 10 erinevat uudiskirja ja suhelda nende inimestega, kes meil tootavad just nagu seda informatsiooni, nagu, mida meile on anda. Et mu enda tore näide spordipoodidest on see, et tegelikult teab spordipood väga hästi, millise ala harrastaja ma olen. Kui ta suhtleks minuga nii-öelda personaalsemalt ja räägiks mulle seda, mida ma ootan talt, siis ma käiks kindlasti rohkem. Mingil hetkel ma isegi ei tea, et võib-olla ma peaksin oma mingit varustuse juppi nii tihti vahetama või et on mingi uus ja jõle popp asi, et ma saan hoopis paremini sõita või toimetada. Et nad teavad tegelikult, et ma olen inimene, kes käib merel ja nad igaks juhuks saadavad mulle ikka kogu aeg nagu rulameestele ka igasuguseid uudiseid, et äkki millalgi 3 aasta pärast, kui ma nagu rula võtan, et siis ma olen meeles. Ehk kui segmenteerida kliendid ja mitte saata enam kõigile kõike, vaid teha ehk siukseid 8, 10, 15 erinevat gruppi, kellega ma suhtlen, siis see avamise protsent on oluliselt teine ja siis me saame jõuda nagu ka raha juurde. Et vaadata seda, et kas need, kes avavad ja need, kes klikivad, tulevad poodi ja ostavad ja mida nad ostavad ja kui tihti nad ostavad. Turundus on nagu hästi palju siuke kuluüksus. Okei, me saame lugeda klikke. Okei, me saame lugeda ka seda, palju nendest klikkidest või nendest reageerijatest tuleb nagu poodi, e-poodi. Ja siin on nüüd see teema, et kui suur on see e-poe osakaal äris. Et kui ta on 5-20, siis e-pood ei ole nagu eriline teema.
juhul kui ei olegi plaane, et me peame nagu e-poodi hakkama kasvatama. Aga hästi üldine situatsioon on, et jah, me suudame mõõta seda, et palju Facebookist või meili postitusest tuleb rahvast e-poodi ja palju ta seal kulutab. Ja siis on e-poe protsent on käibest on 15. Me saame täna vaadata seda ja mõõta, et kes klikivad, kuna seda infot annab siduda kliendibaasiga. Et kas need klikijad on nad VIP-kliendid või kes on need, kes tulevad ja ostavad soodukatest poe tühjaks. Kui me saadame jälle kõikidele kõike, siis meie kliendibaasis on neid kliente, kes tulevad uute mudelite peale ja need, kes tulevad soodukate peale. Kui me saadame kõikidele, et meil on nüüd soodukas, siis me põhimõtteliselt saame nagu lossi sellest, et ka need, kes ostaksid niisama, tulevad nüüd ja ostavad ainult nagu soodustooteid. Ja seda, et kas uudiskirja lugejate ostukorv on kuidagi moodi erinev sellest rahvast, kes ei ole uudiskirja saaja. See on nüüd üks paganama vana pilt ja kui me oleme mõnevõrra nagu uued turul, meil ei ole täna veel nagu sükest uuemat pilti, see on mingi 2011 või 2010 teema. Ja plaan on näidata nüüd seda seost kliki ja ostu vahel. Kliki järgi võib öelda, et lauamängud ja venekeelne asi on teema. Järelikult me peaks uudiskirjas panema rõhku nagu rohkem sellele. Ja nüüd, kui minna sügavamale ja saada aru, need kliendid, kes klikkisid, kes tulid poodi, siis siin üleval on nüüd see klikkreit nagu. Ja siin all on raha. Siis oleks teinud vale otsuse. Tegelikult on teabe, ilu, lastekirjandus ja perioodika nagu need asjad, mida siis tegelikult need klikijad tulid poodi ostma. Kui selle info järgi natuke tuunida oma uudiskirja sisu, siis peaks sellest kuluüksusest hakkama vaikselt nagu tuluüksusesse saama. Veel üks selline e-poega seotud otseturundusega, e-poe otseturundusega seotud asi. Et siin on need erinevad etapid, mida kasutaja läbib. Käis vaatamas, valis tooteid ja läks ära, ei ostnud. Ja siis on ports neid, kes ostis ühe korra ja enam ei osta. Ja siis on ports neid, kes ostis veel korra ja enam ei osta. Et selle sihitud ja personaalse turundusega peab ja saab leida need vahendid, kuidas ma nüüd kasvatan seda linki, et ta käis vaatamas ja valis tooteid. Ja siis kuidas ma kasvatan seda, et kes on need, kes tooteid valisid ja ostsid ühe korra. Et ma tahaks, et nad teist korda ka ostavad. Kuidas ma pean nendega suhtlema? Kas ma peaks neile saatma mingisuguse õpetuse või äkki ma peaks neilt küsima, et kuidas te ennast tundsite, või äkki on hoopis soodukas see, mis neid paneb teist korda veel ostma. Või äkki peaks helistama hoopis. Sotsiaalmeedia. Et teada seda, kas need, kes on fännid ja kampaanias osalejad, kas nad tulevad poodi või kas nende ostukorv on kuidagi erinev sellest mitte fänni ostukorvist. Siis saab teada selle, et kas ja mida me sotsiaalmeedias peame nagu rääkima või et kas üldse tasub rääkida. Kogemusi.
Neid asju ja neid seoseid me oleme tegelikult teinud ja tegemas koos Mailbow ja Dreamcrew'ga. Ja nii palju, kui neid kogemusi täna on. Firmad, kellel on poed, äri on asukohapõhine. On üllatavalt palju selliseid poelojaalseid kliente. Alguses me arvasime, et kindlasti rahvas käib siin ja seal, aga kui me võtsime mingisuguse 5 aasta ostuajaloo ette, saime aru, et hästi paljud kliendid käivad 1 või 2 poes. Mis tähendab seda, et uut klienti peaks püüdma asukohapõhiselt. Kui me räägime asukohtadest, siis on postiaadress nagu teema. Me saame postiaadressi siduda demograafia ja mõõtmisega ja sihtimisega. Ja postiaadressis tekib see lisateadmine, et ma saan võtta Põhja-Tallinna kliendid ja saata kõikidele Põhja-Tallinna klientidele e-mail. Kui postiaadressi ei ole, siis ma otseselt ei võta kuskilt välja, kas on Põhja-Tallinn või Lõuna-Tallinn. See mõõtmise pilt postiaadressidest või siis piirkonnast. See on nüüd näiteks pilt sellest, et kui see on meie pood, siis eelmisel nädalal tuldi millistest piirkondadest tulid eelmisel nädalal inimesed meie poodi. Mida tumedam piirkond, seda rohkem seal kandis rahvast on. See on nüüd nii mobiilpositsioneerimise kui näiteks, kui võtta kliendi baas ette ja kanda need baasi aadressid kaardile, siis tekib samasugune teadmine. Kui ma võtan siia taustale veel nagu kogu alusinfo, et palju on siis selles piirkonnas aadresse, siis ma saan teada, palju mul piirkonniti nagu kliendi potentsiaali on ja kas ma peaks ühte või teise piirkonda panustama. Kui me klientidega vaatame nagu asjale peale, siis alguses arvati, enne kui me analüütika peale panime, arvati ühte, lõpuks tuli välja, et tegelikult on hoopis teistmoodi. Mõtlesime, et segmenteerimine võiks käia brändide lõikes, tegelikult selgub, et ei ole hoopis, on tootegruppide lõikes, on oluliselt nagu tugevamad mustrid tulevad välja. Või et kuidas kampaaniad töötavad. Toodete kasumlikkus. Mingitele toodetele tehakse nagu kampaaniaga tõsiselt liiga. Otsitakse talle hirmsat moodi soodukaid ja siis selgub, et nad müüvad ilma soodukateta neid tooteid oluliselt paremini kui selles kampaanias. See on see hinnaelastuse teema. Klientide kasumlikkus. Arvatakse, et meil on kõige kasumlikud kliendid, eeldatavalt peaks olema need, kes on 20–30 ja siis selgub, et tegelikult on 45–55 hoopis need, kes põhiraha saavad sisse. Kliendikaardi ostude arv. Et kindlasti ju kõik käivad kliendikaardiga poes. Tegelikult on hästi palju neid, kes tulevad ühe korra ja siis kaovad. Ja vanemat rahvast ei tohi alahinnata. Ei e-turunduses ega ka muus turunduses. Nende seosed selle reklaami ja ostu vahel on nagu päris kõvad. Andmete korrektsus on kehva ja see ei sõltu isegi sellest, kas on pank või diivanitootja. See situatsioon on hästi sarnane. Ja siis on igapäevaselt mingid kampaaniad, mille tegevusega nähakse hirmsat moodi vaeva. Ja kui vaadata, et kas nagu raha ka nendest valikutest tuleb, siis seda annaks nagu oluliselt tuunida, et see paremaks teha. Neil, kel on kliendibaas, võtke see ette ja hakake infot kasutama. Saate sellest hinnatampimise orava rattast hakata vaikselt välja astuma. Ja kui ma tegelen oma kliendibaasiga, siis peaks vaatama laiemalt kui
kui Facebook ja e-post. Võtma telefonid, isikukoodid, aadressid ette. Siis jõuab ka selle ülejäänud kambani, kes veel ei lase endale kirju saata. Kontaktihinna mõõtjatele, et jah, ühe kontakti hind sihitud turunduses on kallis. Jah, katvus on väike. Et kui ma saadan segmendile, mille suurus on 4000, ma tahaks ikka 40 saata, aga sellest 4000 on avajate protsent näiteks 30 või 40%. Nii et see kontaktihind on kallis, aga tulemus ühe kontakti põhiselt on oluliselt parem, ehk siis kui nagu rahasse minna. Ja kui nagu raha hakata mõõtma, siis võiks olla see plaan, et turundusjuhatusse. Aitäh! Suur tänu, Raul!